Me oleme Spark Maker Lab ning me toome inseneeriaõppe noorte sekka. 30 sekundit on tee päralt. Tänapäeva noored on üsnagi kinni selles, et nad mängivad oma telefoniga, kasutavad ainult pöidlaid. Mina olen Tarvo, mina olen meeskonnast EduLab ja meie pakume haridusasutustele komplekte, kus on olemas kõik vahendid, ehk siis noortele pakkuda inspireerivaid ja harivaid inseneeria kogemusi. Me oleme juba esimese kuuga tekitanud 10 000 eurot käivet ning uurime ka Rootsi turgu. Meie meeskonnas on teaduse populariseerijad ja me kavatseme selle toote nii või naa turule viia. Aitäh! Ma ei taha sellist asja. See on ainult üks osa tootest. Et tegelikult on meie tootes olemas ka õpetused õpilastele, õpetused õpetajale ja kõik võimalikud materjalid, millega saab teha erinevaid eksperimente. Mis see on? See konkreetne on mehaanikasein. Mehaanikasein on selline õppevahend, mida saab anda, millega saab õppida mehaanikat. Ehk siis siin me näeme on selline asi nagu Genfi ajam, mida kasutati ajalooliselt kellades. Ja kuna paljudel noortel ei ole praktilist kokkupuudet selliste asjadega, siis nad ei teagi, kuidas kellad kunagi on töötanud. Ma ei tahagi teada seda, mis te hakkate lolliks, kavatsete mulle sellist vineerist mingi Genfi ajam ja ma ei hakka seda mitte kunagi ostma. Ega sina ei olegi otseselt ehk klient on pigem meil haridusasutus ja näiteks me pakume just, me sihime noori ehk siis õpilasi ja tahame inspireerida just noori või on sul mõni täpsem? Allpäri idee, haridusasutused, noored on need sihtrühm, kelle üldse raha ei ole, nad ei osta teilt mitte midagi. Noored ei ole kusjuures need, kes maksavad. Nimelt Eestis on sel aastal huviharidusele ette nähtud 15 miljonit eurot, mis on lausa 9 miljonit eurot rohkem kui eelmine aasta. Mis tähendab seda, et meie koguturg on 15 miljonit eurot ainuüksi Eestis. Nii et välismaal on tegelikult see võimalus veelgi laiem. Ja mis te arvate, et te suudate sellise asja maha müüa? Usume küll. Palju see maksab? See konkreetne moodul on siin 30 eurot, aga see pakett, mis meil on, me teeme selle vastavalt kliendi soovile. 30 eurot? See on ainult üks väike osa. Ja sellega saab... Te pannud 2 puust hammasratast puust tahvli peale, keerutud end ringi, ma pean 30 eurot sellest maksma. Ma ei maksa mitte mingil juhul seda teile. See on ainult füüsiline toode, et tegelikult lisaks sellele füüsilisele tootele tuleb ka õppematerjal, millega on võimalik seda tundi läbi viia. Ehk siis on see füüsiline materjal, on olemas õpetused siis õpilastele, õpetajale ja selle 30 euro eest on võimalik 12 õpilasele läbi viia praktilist tundi. Et ma saan teada, kuidas hammasratastega kell kunagi töötab, siis pole ammu enam olemas. Mis seda õpin üldse? See on see tõttu, et tänapäeva noored, kui nad vaatavad sellist tehnilist vidinat, siis nende jaoks on tehnilised vidinad nagu selline must kast. See lihtsalt vaatad peale ja mõtled, et okei, ta töötab, kui ta läheb katki, mis on tänapäeva inimese esimene reaktsioon on see, et ma ostan uue. Ehk siis tänapäeva inimene ei oska ise enam asju parandada ja meie eesmärk on see, et noor julgeks eksida, proovida, asju lahti võtta, ise ümber sättida ja vaadata, miks need asjad töötavad. Sest varsti on see, et nagu inimene ei oska ise praktiliselt midagi ära teha. Aitäh teile! Aitäh!